Tere tulemast taas neljapäeval vaatama kuulama meie Petrolheadsi podcasti. Oleme tagasi oma tavarežiimis, Henri minu vasakul käel ja täname loomulikult oma toetajad Balterit ja Glass Drive'i. Täna oleme tulnud siia Riisipere ja Turba vahele Harri Lillevarrele külla, et rääkida, kuidas Sixi roostevabast sumpast sai träägiauto. Nii et jääge lainele. No, tervist, Harri! Tere! Rõõm ka sinu juurde lõpuks jõuda siia kraasi. Mitte, et me ei oleks varem mitmeid kordi tunniks tulnud ja päevaks jäänud, aga... Kaameraga esimest korda. Aga kaameraga esimest korda, et aitäh, et kutsusid, aitäh, et vastu võtsid. Aga räägime siis Harrist ja räägime sellest, millest me tavaliselt alustame, et kuidas sinuni on jõudnud üldse selline autoskeene või autohuvi või tehnikahuvi või... Täitsa algust ma ei mäleta. Kohe ma olen üritanud seda meenutada seoses kõige muu maailma asjadega ka. Aga täitsa algus ei tule meelde. Sa räägid siis nagu enne 3. eluaastat praegu, jah? Ma pakun, et minul see huvi nagu tehnika meeldis juba varakult. Aga reaalselt nagu midagi toimuma hakkas, ma pakun 10, 11, 11, 12, kui vanaonu kinkis mulle Žiguli. See Žigul oli veel minu isapoolse suguvõsa esimene auto. See oli 011. See on siis universaal või? Ei, 11 on 01 lihtsalt 1.3 mootoriga teha, sest seal on mingid kere iseärasused ka. Selge. Ja sealt kuidagi see nagu hakkas see nagu tegemine pihta. No mida siis 11-aastasena auto juures tegid juba? Koos isaga sai karpa lahti võetud, ära puhastatud, ise lõikasin veel tihendid sinna. Mitte, et karpal ei oleks tihendid, aga ma arvan, et pigem isa tahtiski, et nagu seda ise tegemist, ise õppimist. Ja sai ta lihtsalt sõitma pandud. Sa olid siis maapoiss või linnapoiss, et... Tänapäeval, kui ma ütlen Viimsi poiss, siis kõik saavad väga valesti aru, aga sellel ajal Viimsi oli väike kaluriküla, kus elu ei olnud, vaata. Et see oli sükene täitsa maapoiss ei saa öelda, aga linnas kasvanud, aga nagu kogu aeg sealkandis teinud ja mässanud. No seal sai neid väikseid teid mööda siis juba sõita, jah, selles mõttes. Sest et oligi enne... Ma ei mäleta, enne Žiguli oli ikka üks punnvõr ka. Sellega sai lausa Lasnamäel ära käidud ja nii edasi. Aga siukene teadlik motospordi huvi, ma tahaks öelda, et tuli 2003 aastal, ehk siis ma olin 11-12 Lasnamäe kanali Speedist. Kuidagi väga läbiv teema meie saadetes, et ükskõik millise autospordialaga keegi tegeleb siis. Või üldse niisama entusiastis alati see laagna, see kiirendus. No olgem ausalt, sellel ajal oli Eesti, kui Pirita ringrada nagu välja jätta, siis see oli Eesti nagu number 1 motospordi sündmus. Sest et see hetk ju ei rinkal polnud nii palju publikut, see hetk ei olnud drifti ega muid nagu distsipliine nii palju. Plus oligi see, et jah, ma olen Viimsist pärit Miidurannast, aga see hetk ma elasin Lasnamäel. Ja mul oligi niimoodi, et mul oli jumala hea sõita jalgrattaga kanalisse vaatama ja jumala hea sõita jalgrattaga mäest alla Pirita ringrajale. Okay. Niimoodi, et ma mingi aeg tagasi leidsin veel fotoalbumi ülesse, kus on siis ühe sama suve kohta Speedesti pildid ja veel selle Pirita ringraja pildid. Ja siis veel umbes sama aeg Viimsis üleval seal mäe peal oli mingi rahvaralli. See aeg oli rallisprint või kuidagi, ma ei mäletagi, kuidas see aeg nii nimetati, siis nad olid hästi populaarsed. Et seda sai veel vaatamas käidud ja kuidagi sealt see kõik huvi tuli ja siis... Mis vanusest me üldse räägime, et see hetk umbes... 11-12. Okay. Ja siis sai see Žigul sai nagu sõitma pandud. Siis tuli välja, et... Aga seda putitasite siis... Isaga ja paari sõmuga. Kuskil oma garaažis niimoodi väikselt. Ja eesjärg oli lihtsalt see, et pahteldasime kere ja mäletan seda, et mul veel onu ja vanaisa kinkisid selle auto värvimise, mis minu jaoks oli see aeg nagu
meeletult suur asi, aga noh, kuna onul olid head tutvused, siis mis seal ei olnud raske võtta Semu töö juurest see paar liitrit seda Sadolini värvi ja see üks maaler, kes selle aias üle lasi, aga minu jaoks oli nagu see, et nagu vaatad elu tippsündmus, niisugune punane 011. Ja siis vahepeal on niisugune, ma ei tea, kas paus või niisugune paras pubekaiga. Aga mälestusena on veel see Indrek Valdmanni Kopikas. Et minu jaoks kuidagi see drag race ja kiirendus kuidagi nagu algusest peale oli kuidagi nagu see kuidagi nii südamelähedane, et rinkat oli äge vaadata, kõike muid asju oli äge vaadata, aga nagu seal kiirendus oli minu jaoks nagu see kõige ägedam. Ja siis, kuna endal oli Žiguli, siis ikka käisin ju seal Ladaklubi foorumis vaatamas, mis teised teevad. Ja järsku avastasin, et mingisugune mees ehitab samamoodi 0-1 kiirenduse jaoks. Noh, ja väikse nagu, siis ma olingi vist 13-14, midagi sinna tuuri. Siis oma peas tekkisid suured plaanid, eks ole? Ma ei saa öelda, et plaanid, aga pigem nagu unistused või nagu mõtted. Ja siis ma jälgisin seda Kopika ehitust ja ma käisin isale rämedalt ajudele. Et Kopikas saab valmis ja lähme Kiltsile kiirendusele. Ja ma mäletan, mul oleks väga kaua aega sellega, aga lõpuks isa oli nõus. Ja kuidagi nagu sealt on ka nagu see nagu kõik kuidagi väga alguse saanud. Oota, sa said siis ise rajale? Ma lihtsalt tahtsin, mul oli nii suur vajadus näha, kuidas see Kopikas rajale saab. Et minu jaoks oli nagu nii äge projekt, et samamoodi punane 01, 011 kiirendusauto veel nagu õige slikiga kiirendusauto, mis see, et nagu tundus niisugune nii ulme asi, vaata. Et nii väga oli vaja minna ja see oli veel, ma aastat nüüd ei mäleta, aga see oli veel Night Race Kiltsil. Ja seal käisime ära. Vaatajana siis? Jah, vaatajana. Et minu enda sõitmine alles hakkas 10+ aastat hiljem, üleüldse. Okei, siis 20. eluaastate alguses? Umbes midagi niisugust, jah. Nii, ja mis aga mis selle Sixiga siis sai see siis kuskil rajale ka lõpuks? Ei saanud, sest see oli lõppkokkuvõttes õppeprojekt. Mingi hetk, see oligi niisugune lumepalli efekt, et mingi hetk mõtlesin, et võiks ju noore poisina need nagu auto prioriteedid on vähe teistmoodi, vaata. Ja siis mõtlesin, et kurat, võiks ju nagu Sixil võiks äge sumpa olla. Ja naabrimees oli mul keevitaja. Seal siis Miidurannas. Tema ütles selle peale, et siin tahad sumpat, siis teed. Et ise teed valmis, tema võib ära keevitada. Kuskilt leiti roostevaba toru mulle, 50, 2-tolline. Naabrimees vedas oma keevituse mul garaaži. See, et mul garaaž oli väike, põhimõtteliselt kandelambiga, niisugune kanaliga küll, niisugune täielik urgas. Aga toodi keevitus sinna, pandi relakas laua peale ja öeldi, et tee. Ja siis ma vist nädal-poolteist pusisin sellega, lõpuks on valmis. Ja siis, kui naabrimees selle ära keevitas, ma avastasin, kurat, aga keren natuke siit mäda ja sealt mäda ja lõpuks see naabrimees jäi oma keevitusest ilma mingiks 2-3 aastaks vist. Ja lõpuks oligi see, et kui tal oli vaja nagu omalt tuurat teha, siis lõpuks ta käis nagu minu juures tegemas seda, sest et keevitus oli minu käes ja Harril oli vaja Žiguli ehitada. Et see Žiguli oli lihtsalt niisugune meeletu õppeprojekt, kus ma... Aga ma saan aru, et seal õppisid ka keevituse selle protsessi käigus, on ju? Jah. Üldse plekitöö ja kõik see rauatöö ja et see lõpuks auto sai ikkagi täiesti lahti võetud, otsast lõpuni kere ära keevitatud ja nii edasi ja nii edasi. Esialgu sai sinna üks Žiguli mootor vahele pandud, siis see mootor polnud valmiski, siis juba said aru, et kurat, aga Sixi mootor on äge küll, et mul oli lausa 1,7 liitrine, mul oli juba sinna mingi kange nukkvõll, kange karpa ja nii edasi, et tegelikult nagu Žiguli tehnika mõttes mul oli nagu väga uipu tehnika juba sinna kokku soetatud. Nii-öelda Niiva mootor siis vist. Ja siis mingi hetk hakkas mõtlema, et tegelikult on ju lahja. Siis sai see nii-öelda toorikselt vahelt ära tõstetud, kõik maha müüdud. Oleks siis sõitnudki vahepeal, vaata. Nagu mingid sõitmised vahepeal küla vahel oli, aga see oli vist enne seda, kui ma hakkasin nii-öelda keretöid tegema, nagu raua poolest. Ja siis sinna tuli Audi V6.
Audi käigukastiga. Ehk mul oli Žigul Audi V6-ga, millel oli 5 käiku tagurpidi, 1 käik edaspidi. Sellepärast, et Audi Cardaan käib vastu päeva. Kas see oli mingi kogemata avastus? See oli avastus, kui juba oli mootorkast vahel, ma olin ise veel Cardaani valmis teinud ja siis käikudega seal mängisin, hakkasin Cardaani keerama, siis vaatasin, mis pidi rattad käivad, siis tegin avastuse, et kurat. Aga kuna see sama naabrimees oli alumiiniumi keevitaja, siis sai kuskilt vanaroa kastist mingisugune BEM-i kast leitud. Ise veel siis Audi koda BEM-i kast ise veel kokku keevitatud koos naabrimehega. Ja siis ütles, et ta vaatas, aga see V6 vabalt tingu, et see on ju ka lahja. Ja siis sai see sealt ära tõstetud, siis sai 2.7 biturbo sinna vahele tõstetud. Ja siis kuidagi eluolu läks niimoodi, et hakkas nagu huvi ära kaduma selle auto vastu ja siis ta läks juppideks müüki, sest siin oli nagu step by step ma olin kokku kogunud nagu kõik selle nagu must be jupid, et nagu niisugune hea hübriid teha. Ja minu mootorist sai pärast 1000-jõuline kiirendusmootor, ühe sinise S4 vahel. Ja kere läks vana rauda ja ülejäänud ägedad jupid läksid kõik üle Eestile meestel laiali. Nii et kõik su suur ehitustöö ja keevitus ja see kere taastamine ja... Jaa, aga see oligi see, et nagu mingit pidi oli nagu kahju, aga teistpidi oligi see, et ta oli õppeprojekt, vaata. Et nagu, kui ma auto tagant otsast alustasin, jõudsin ette, siis selleks hetkeks ma olin juba selle paari kuuga nagu nii palju õppinud ja arenenud, et ma sain aru, et ega see alguses tehtud asi, aga see pole nagu päris asi. Nojah, et ei ole nagu, nüüd teeksid juba paremini on ja niimoodi. Ja see oli nagu mõnekuulise nagu siukse nagu progressiga. Ja siis ta oligi siukene kõva õppeprojekt lihtsalt, et sealt tuli ma ei tea, kas nüüd nagu hea põhi alla, aga nagu ikkagi piisav siukene tegemise põhi alla, et sealt sai edasi mindud. Ja seas kuidagi Viimsi ja piisavalt väike koht ja siis sai ühe drifti tiimiga kuidagi tuttavaks saadud ja seal hakatud nüüd mehaanikuks käima ja abis käima ja siis kuidagi tuli enda esimene BMW E30 325i täitsa tehase 2,5. See oli see Touring juba või? See oli see sama Touring. Ja esialgu see oli pikalt niimoodi nagu stokk. Ja siis mingi hetk tuli mõte, et aga talvel nagu keris ägedalt, vaata. Suvel nagu niimoodi 120 vatti, vaata, et sellest polnud nüüd sedagi alles. Et kurat, see on ikka lahja. Et see oli mõte, et teeks siis swapi, paneks siis nii, et M50 vahele ja võtad natuke ägedamaks. Ja siis samamoodi tuli välja, et vana rullikas ikkagi, siit mäda ja sealt mäda ja hakkas nagu kõik jälle pihta, vaata. Ja sinna sai veel turvakaar sisse tehtud niimoodi, et Kavillast Tambet painetas mulle kaare valmis, ülejäänud torud tegin juba ise. See sai kõik argis legaalseks võetud ja siis ma mäletan jumalast hästi, istume mul seal kodus garaažis. Randar Kaja on minu juures. Ma mingi aega aitasin Randari seda oranži driftikat ka ehitada. Rannistas minu juures, siis vaatas, et kurat, sa oled nii palju vaeva näinud ja nii palju ehitanud ja ikka on see rida 6. Et nagu selle vaevaga oleks juba V8 vahele pannud, et see ikka keerib paremini. Kurat, sa ikka pead selle turboks tegema. Aga nagu piisavalt noor poiss, aga see palkasi polnud ka see, et nagu see... lihtsam oli asju ise ehitada, mitte neid nagu tükke osta, vaata. Siis sa käisid kuskil palgatööl, jah? Jah, kui ma õigesti mäletan, siis oli sellel hetkel ma olin siukses kohas nagu Wise Web OÜ keevitaja. Vähe õige koht nagu. Ja siis ma ei mäleta, kuidas see sai, aga kuidagi sai naerdud midagi. Ja see sama õhtu ma sõitsin veel ühe teise Viimsi driftisõiti juurde, Oti juurde. Ma teadsin, et Ott Kokal on riiulis üks turbo. See, et ju ma sellest turboelust nagu nii palju ei teadnud, mis turbo, kas üldse sobilik on või mis või kuidas. Siis rääkisin Otile loo ära, et näed, et Ranniga siin mõtlesime. Ma naerisin ka Rannile, et kui Ott turbo annab või laenab või mis iganes, et küll ma siis selle muu mudru ka kokku ajan. Ott on niisugune muhe vend, vaata. Naeris korraks, läks tuppa.
tuli toast välja, pani selle turbo mulle autosse. HX52 oli see. Aga 11 kuumaga. Jumal hea sõita 2,5 liitriselt, eks ole, siuksega. Pani selle turbo sinna bussi mulle ja vaatas otsa, kas naerma mulle. Seda nalja ma tahan oma silmaga näha. Aga lõpuks saidi kokku ja tegelikult oli jumal okei turbo. Mul oli 2.8 stroker ja kuna ta oli 11 kuuma kojaga, aga T4 flantsiga, siis ta ärkas niisugune ilusti 3000 pealt juba ärkas ja puhus ilusti. Räägi nüüd neile, kes turboehitustest väga palju ei tea, et kuumakoda, suurem, väiksem number, mis see siis nagu tähendab antud juhul? T4 on siis flants, mis on tegelikult suur flants. See, millega ühendub turbo kollektorisse? Kollektorisse ja omakorda mootorisse. Ja siis see 11 tähistab siis selle koja ristilõiget või ma siiamaani täpselt ei tea, sest olset on ühtepidi ja teised turbod on teistpidi, aga see 11 on pigem nagu väike või väiksem. Mida väiksem koda, seda varem siis ärkab. Seda varem ärkab. Ja seda vähem puhub lõpus, eks ole? Ja seda suurem on koht, et hakkab takistama. Aga seal kuidagi tundus, et nagu asi toimis kõik ja jõudu ta tegi ja keris marult. Ja kuidagi sealt see kõik nagu pihta hakkas. Aga sellel hetkel sa seda autot ehitasid nagu driftisuunitlusega või? Jah, mis eesmärk oli? Jah, et nagu istusid küll töökojas. Mis see? Bängeriks. Lihtsalt lahe. Et kui kaar oli sees, tegelikult oli Weisswap ka all tänavaautole. Minu jaoks oli tänavaauto. Selle sama, enne kui ta turbokas oli, tal oli Weisswap juba all ja ma käisin sellega tööl veel. Niimoodi, et kohalike ametivõimudega ma olin väga heal järjel. Aga ma tahtsingi lihtsalt nagu siukest niinimetatud nagu USA mõistes tänavabängerit või siukest, et tahaks saaks minna kuskile rajale midagi tegema, tahaks saaks minna träägi sõitma ja tänaval fannida lihtsalt. Et ta ei olnudki see, et ta on driftiauto või ta on träägiauto, vaid lihtsalt nagu hobiauto, projektiauto, siukene tuunipilne. Ja sealt see kuidagi, selegi lõpuks ta sai valmis ja sealt see nagu kõik pihta hakkas. Aga ise sellega rajale ka jõudsid? Driftirajal ma käisin taga mingi lõpulaksul või mingi siuksel asjal käisin küll mingit külksi tegemas. Ja talvel muidugi, eks ole? Turbokana ta talvel enam ei sõitnud. Aga talvel, siis kui ta oli vabalt hingab veel, siis sai väga palju sõidetud. Ikka väga-väga palju sõidetud. Ja siis ta oli vist vahepeal varuauto teistele meestele? Ta oli jah niimoodi, et see sama aeg, kui ta oli valmis saanud, siis ma aitasin Allan Lätil ja Kristjan Kaarel ehitada Kristjani driftikat. Et aitasin seal mingite torutööde ja rauatööde asjadega. Ja mingi hetk, see oli mõni nädal või nädal enne Saku Suurhalli drifti. Nägin Kristjanit ja siis ta ütles, et tema auto ei saa valmis. Ma olin ka see, et nagu võtta minu pilne, et nagu järgmisteks võistlusteks on valmis ja saad punkte asju ja saad sõita ja nagu äge kõik vaatana. Kristjan esialgu oli vastu tegelikult, aga lõpuks võttis vedu. Ja nii see tuuring seal Suurhalli driftil käis. Lõppes küll natukene ebameeldivalt, aga mitte hullusti tegelikult. Et kuna mul oli karteri tuulutus oli natukene kehvasti disainitud ja see HX52 puhus sinna tegelikult mingi 1,4-1,6 barri peale, mis tuli välja, et oli suht kolvi taluvuspiiri äärel juba tegelikult. See tuli aastake hiljem välja alles. Siis see peksis õli läbi nii-öelda? Lõi karteri nii palju umbe ära, et lõi lapikambri tihendi ära ja sealt õli otse kolle peale. Ja siis oli natukene tulde leeki, aga Kristjan oligi selles mõttes hästi, et Allan oli Kristjani spotter üleval seal niimoodi tornis. Ja nii kui Kristjan tuli rajalt maha, lasi sirgeks, lasi gaasi maha, siis lõi ja mul oli kapotis olid suured augud sees, käis sealt leek välja. Ja Allan nägi seda raadiosaate teel kohe karjus Kristjanile. Kristjani hetkega seisma võttis kustuti ja jooksis kohe kustutas kõik ära.
et see pärast oli lihtsalt uus klapikambrigaane tihend ja kõvasti surupesurit ja tegelikult kõik muu oli terve. Okei, väga hästi siis. Et jah, selles mõttes läks väga-väga hästi. Ja sealt oligi, mina siis käunutasin taga niisama ringi ja siis mingi hetk tuli mõte, et aga kurat nagu see, et tahaks nüüd ise ka sõita, jah? tegelikult oli sõidetud juba päris palju, et oli otsesõidus oli teiste meestega see, et päris kõvasti nimetatud joonele pandud ja proovitud. Ja eks see rull oli päris kiire, nagu päris kiire. Mis on päris kiire? Ega need olid nii-öelda ajamõõtmiseta sõitmised, jah? Jah, et igatahes mingi kange AMG jäi täitsa maha see hetk veel. Et Allan Lätt oli väga kõvasti nagu kooli ka teinud, kuidas sõita träägi niimoodi, et tomu on järgi vaata. Ja siis oli mõte, et aga kurat, et mis ma siin, et läheks prooviks nagu päriselt ka vaata, õiget asja. Et saaks teada, mis aega sõidab ja nagu kuidas see on. Just, sest sõna ei maksa midagi, kui sul timeslipi pole. Täpselt. Et üks asi on nagu seal oma kesksis kuskil tagatänavatel proovida midagi, aga see ei ole see vaata. Ja siis sai esimesele kiirendusele mindud, see oli siis 2016 Era Nationals. Ja seal ei läinud üldse hästi, et see hetke nagu ei saanud aru, miks, tänapäeval saad väga hästi aru, sest et nagu tänavaref ja poolslik ref ja träägiraja liim ei käigi omavahel kokku ja sul ongi oluliselt libedam seal kui tänaval asfaldi peal. Ja said aru, et auto on tegelikult oluliselt kiirem, nagu oluliselt kiirem. Ja siis sai uuesti mindud ja nii Sõnume palju veerema läks. Leidsid õiged rehvid alla, jah? Seda alles 2 aastat hiljem. Niimoodi, et 2016 ma käisin 2 võistlusel. Mõlemad korrad sõitsin 16 tolli 205 Westlake'iga. Ja siis jäi aastake vahele. Olin täiskohaga mehaaniku rollis. Rollis, mehaaniku rollis. Ja 2018 siis kuidagi oli see, et aga auto on ja asjad on ja. Aga siis olid see juba teda oluliselt edasi ehitanud või? Enam ta ei olnud see Wisewabi ja Kaarega auto või? Wisewab veel oli. Oli? Kuidas on träägi Wisewabiga sõita? Äge. Nagu praegult, ütleme, need mänguasjad, millega ma mängin, seal ei oleks enam äge. Aga sellel hetkel, kui 2018 oligi kontseptsioon, oli see, et oli M50, 2.8 stroker, turbo, diislikast, E39 tagasild oli alla pandud selleks hetkeks juba. Ta tegi, ma ei mäletagi palju jõudu tegi, 380 kilovatti rattast tõkas äkki või? No see on ikka päris arvestatav number juba. Või oli 350, aga mis oligi kõva oli see, et 8,5 väänet rattast. Et kuidagi see selleks hetkeks oli nagu nii kuidagi hea turbokombo sinna kokku saadud. Ja selle mõttes oli Wisewabiga, ühtepidi oli raske sõita. Et sa ei rooli andestanud vaata. Ja nii kui tagumik hakkas natuke tantsima ja sa liiga palju liigutasid, siis sa olid juba täis driftist träägirajal. Ja siis ei olnud muud, kui hoiad peal ja paned lõpuni välja, sest et nii kui sa selle slickiga maha lasid, siis oli kõik. Aga see Wisewab ka päästis kõvasti, sest et 2018 Rutte võistlusel, Rutte rada on niisugune, kiirenduse maailmas naerdakse, et kiirenduse kruusakatse. Et seal seda lahtist, asfalt on nii vana ja see pigi ja tõrv on sealt vahelt juba. Kus see on üldse? Ruttel ongi. Virumaal? Ei, Lääne-Virumaal. Lääne-Virumaal, jah? Jah, aga ma kuulsin Virumaal, sorry. Virumaal, jah. Virumaal, jah. Ja ta on vana sõjaväelennuväli. Ja ta varu lennuväli mingi. Ma ei ole üldse kuulnud, et seal midagi toimunud oleks, sellepärast ma kuulen nagu esimest korda. Tsiklimeeste Smash on seal tavaliselt. Smashil ma olen ka käinud, see on raju üritus. Oli. Seal isegi mingi hetk toimus tsiklite kiirendusetapp. Niimoodi, et kui meie kiirenduse ajavõtt ja alakomitee esimees Kaarel Oras seal käis, siis see, mis see ikka kõva kultuurišoki seal. Kui sa oled harjunud tsiviliseeritud drag race'iga ja siis sa lähed nagu Street Fighterite üritusele aega võtma, siis see on jah. Teine klass. See on selline üritus, kus tsiklimehed lasevad võidurehve lõhki, eks ole, et kellel ennem laiali lendab, et. No Smashil oli üks ja ainus reegel,
nagu ma ei mõtle kiirenduse osa, kiirenduse osa oli nagu üritusel siis? Jah, Smashi üritusel oli üks ja ainus reegel. Sõida, aga kiire peab peas olema. Okei, no sama põhimõtteliselt, jää ellu. Ma arvasin, et see on sõida, aga ära mölise. See oli seal kindlasti ka, sest et ma oma eelmise tööga, ühesõnaga enne kui ma hakkasin nagu igapäevast keevitustööd tegema, siis ma tegelesin muusika helitehnikaga. Ja siis selle töö raames ma sattusin sinna Smashile päris korduvalt. Ja väga hästi mäletan, kuidas kontsert oli läbi, pakkasin asju, siis vaatasid ka, kus mingi vend õppis tsikli selga, kiiver oli peas, lühkaritega, kell oli öösel 2 vaata või midagi sihukest. Ja lava juurest läks nagu lava tagant läks träägirada edasi, pilkasse pimedusse. Ja siis kuulsid, kuidas vend läheb ja ma ei tea, 5 käiku peeneks. Aga nagu paigi peal 5 käiku on inetu hoog juba. Ei no, aga ta täitis ju kõiki ette antud reegleid. Jah, kiiver oli peas. Et seal sai asju nähtud ja et oli raju üritus. Aga träägis oli jah, oligi Ruttel tagasi. Siis see Rutterada, ta ei olnud peale selle, et ta ei olnud sile ja nagu tal oli nii palju lahtist seda asfaldi ja kruusa, siis seal paremal rajal oli ka mingi jõnks sees. Ja ma mäletan, et ma käisin sealt jõnksust läbi ja mul viskas auto ära. Ühtepidi risti Wisevibe'iga full locki, träägis slick all, hoian lihtsalt peal, sest muidu läheb käest ära. Teistpidi ja ma panin külge ees finishist üle Wisevibe'i full lockiga. Aega ei mäleta, see oli mingi 12 midagi, aga kiirust oli 200 kopikatega. See oli täpselt, keegi oleks neid pilti teha, siuke badass moment. Ei, see Ruttel või seal nagu Rakvere Streeti üritustel oli see äge, et seal oli hästi kõrge kohtunike torn, nagu driftigigi põhimõtteliselt. Ja see hetk oli ju kommentaatoriks meil varalahkunud Tiimek ja Tiimek oli üleval seal. Niimoodi stardist seda finiši väga ei näinud, aga Tiimek nägi seda ülevalt. Pärast tuli boks jutus ka mulle, et aitäh sulle, et minu närvikava lõpetas täielikult töötamise, sest tema nägi seda, kuidas ma läksin niimoodi finishist üle. Ma sõitsin Toomas Tuulinguga veel koos ja Toomas hakkas maha pidurdama, aga Quattro Belli, tal on hea vaata. Mina tulin seal täie hooga ja siis ma vaatasin ka, kas ma nüüd küljega pidurdan tema tagaosasse sisse või saan mööda. Ja siis viimasel hetkel sain mööda ära. Slickiga oli veel see, et Slickiga kässarit ei saanud tõmmata vaata. Aga kuna mul oli Manu Pillis, mul oli hüdrokässar sees, et muidu ei saa startida jällegi. Ja selle Slickil vist ei ole väga külgpidamist ka, eks ole, et... Ei ongi see, et sa pead täiega peale... Mis ta tegema hakkab, kas ta rullima hakkab nagu, et jõnksuma kuidagi või... Ta võib maha lükata selle refi sealt pealt. Et sellepärast oligi see, et kui nii kui Slickiga viskas natuke suuremalt külje ära, siis pidigi rõvedalt põhjas hoidma, et kui sul on rattakiirust, hoiab ennast nagu püsti vaata. Et siis tal on natukenegi mingi külge, nii kui maha lased, siis võib ära minna või pahaks minna. Ja sealt, sest see sama aasta enne Rutjat ma selle niinimetatud drifti seades, olgem ausalt, see auto oli tegelikult drifti seades oma sildade asjade poolest on ju. Ja sellega sai vajutatud kiltsil 9.9. Ja siis see oli nagu kuidagi eriline motivaator. Võrdlusbaasiks 9.9 sõidavad hüperautod nii-öelda, eks ole, või maailma võimsaim träägiks mõeldud tänavaauto, ehk siis Hellcat Demon sõidab vist 9.9. Need sõidavad kiiremini. Sõidavad natuke kiiremini. Jah, need sõidavad kiiremini, sest et NHRA-ga siis Ameerikas, kes seda träägi nagu ohjab, nendega oligi pikk vist isegi kohtukeis, et Hellcat vist isegi suutis sõita peaaegu 8 ja seal tekkis nii palju neid turvaprobleeme ja muresi. Jah, sest reeglid on vist kirjutatud niimoodi, et kui on legaalne tänavaauto, siis sa ei pea panema pidurdusvarju ja... Seal on mingid väga paljud nüansid sees, aga see läks nagu, ta läks ikkagi nii rajuks, et seal läks nagu väga keeruliseks sellega. Aga kas see oli see, et nende aeg oli mõõdetud tegelikult nagu lendstardist, mitte paigalstardist? Ei, ikka paigalstardist. Seal on vist mingi see vahe, et nad lasevad selle nõksu ja siis vajutavad. Ja kuidas sa mõõdad seda aega? See on see nii-öelda tänavaautode mõõtmise erisus, et kas sa mõõdad nagu sellest hetkest, kui ratas on täiesti paigal või sellest hetkest, kus see mingi 30 sentimeetrit on läbitud vist või midagi. See, mis mina mõtlen, on ikka täiesti paigalt stardist, nii nagu klassikaline dragris on. Aga vaatame nüüd 2016-17, mis see kange Tesla meil oli? Oli kes juba või? Model S mingi
selliseid Blade'i ei olnud veel olemas vist. Model S sõitis mingid kõrged 10 madalat 11. Ja see, et ma siis sain 9-9. Et aga tegelikult nagu, see oli tegelikult nagu rajult kiire. Ja on muidugi ta on. Aga miks sa siis veel selle nagu nii-öelda nimetame seda driftiseadust sõitsid, et miks sa siis juba, see oli juba, okei, selge. Sest oli olemas, eks ole. Ta oli küljes ja ma olin harjunud sellega. Et ma olin selle rooli tunnetusega nii harjunud ja ma ise harjunud ka, et manööverdada ja pöörab. Seda küll, jah. Nagu selle mõttes, et nagu kuni sinna maani, kuni seda 10 sõites, ta oligi siukene nagu nii siukene nagu fun ja siukene nagu pool siukene ta oli nagu jätkuvalt see tänavabängar auto, vaata. Turvakaarega lihtsalt ja lihtsalt mootorit oli nii palju järgi aidatud ja sild oli, kuna oli 3-9 sild, siis see oli niivõrd, ma ei saanudki muud moodi sõita selle autoga, et mul oli tagasild oli vist 2 kraadi kokku keeratud lausa slikiga. Siis ma sain nagu selle auto tööle. Aga siiamaani keegi ei tea, kui nagu sirgelt see sild seal all oli, sest et see sai ju mõõdulindiga sinna kuskil tõstuki peal kunagi alla mõõdetud. Aga sealt läks nagu see pall nagu eriti veerema. Ammas läks verele, jah? Jah, sest et see sama aasta... Ja siis sa veel olid Weisswebis? Ei, siis ma olin, see oli 2000 Weisswebis, ma lõpetasin 2015 lõpus. Vist oli niipidi, jah. Ja see on praegu siis see 9-9 sõidetud 2018. Siis tegid juba oma nagu päris töökoja, kus hakkasid siis klienditöid ette võtma? Et see oli kuidagi niimoodi, et see tuli nagu, kas just iseenesest, aga mõte oligi see, et Altura tööd kuhjasid lihtsalt teeme paar, see, et ma naersin, teen mõned altuured ja siis vaatan edasi. Ja siis oli juba 2 aastat mööda läinud ja nüüdseks on kohe varsti 10 aastat mööda läinud. Praegu ongi 9,5 aastat juba. Et ta kuidagi nagu oma soodu ise hakkas minema nii. Et selleks hetkeks ma olin juba siia jõudnud omadega, kus ma praegu olen. Ehk siis siia Riisipere turvakanti. Ja siia samma hoonesse lihtsalt... Issand, sa oled nii kaua siin olnud, jah? 2017 september sai see koht soetatud. 2018 jaanuar sai siin tööd alustatud. Lihtsalt see oligi see, et siis see pool, kus me praegu oleme, see oli ladu ja siukene külm märk koht ja siis teiselt pool vaheseina oli siis töökoda. Et siis kuidagi nii läks. Ja sealt nagu siis läks see asi, 2018 veel sai ju seda, et me käisime Lätis võistlemas, Ventspilsis. Minu jaoks vist nagu lemmikkoht, kus siiamaani üldse olen käinud, kuidagi nagu väga hästi soe vastuvõtt, hästi siukene. Kui meil on Kiltsi, mis on nagu viimastel aastatel oluliselt paremaks saanud, aga ikkagi ta on lennuväli, siis kuidas Lätis seis on? Kehvem. Ventspilsi lennuväli on ülisile ja tegelikult on suhtkoht nagu hea gripiga, kuigi arvestades seda, et on asfalt. Aga Lätis ei ole kiirendusalakomiteed. Ja Lätis toimubki aastas üks võistlus ainult. Kes seda siis organib või kes seda nagu reeglistikku või see paika paneb neil? Drifti komitee veab ka träägi eest. Okay. Et ma ei tea, miks see nii läinud on, aga kui sul on Eliine, kes on ju HGK-ga seotud, kes on nagu südames drift on ju, siis ma ei saagi pahaks panna, et teda see träägi poole juhitada ei tegele selle nagu pigem peab ütlema, et hea, et üldse teeb siis, eks ole. Õnneks on neid kui keegi teine ei taha teha ja tema ütleb, et ma vähemalt siis teen ühe asja. See on kummaline, kas seal ei ole siis üldse träägisõitjad, kes nagu... Tegelikult seal on kõvasti rahvast, seal on näiteks just see Audi kultuur on nagu meeletult kõva, sest sealt on neid kiired Audisi läbi aja igasuguseid tulnud. Kus nemad siis sõitmas käivad? Ei ehita üheks ürituseks aastas autot ju? Eestis käivad, Lätis käivad. Eestis käivad, need ei käi nii palju ju. Või Leedus, vabandust, ei ikka käivad, tealt käivad. No paar tükki käib meil siin, eks ole, mitte paarkend. Ei no jah, nii palju mitte. Lätis toimub minu teada testiüritusi sellest. Või ongi siuksed nagu 200 meetri siukene igamehe nagu träägi või kuidagi, et ta ei ole meistrika ja isegi karikavõistlus, vaid ongi see, et on nagu... No jah, sa ei pea... päev, puu on püsti, tulge sõike vaata. See võib-olla ka sellepärast, et siis ei ole vaja seda alamliidu mingit approvalit või mingit sükestesse. Ma ütlen ausalt, ma selles nagu seal poole sellega pole üldse nii kursis. Ja et samas nagu see skene on seal nagu tegelikult on suur.
aga ongi see, et ega ma saan aru ka, et kui sa oledki niisugune pooltänava autoga, siis Lätist nagu Kiltsile tulla ongi nagu pikk maa, vaata. Ja samas ongi see, et kuna nemad on harjunud selle asfaldiga, siis Kiltsil on neil pigem kehva. Sest et nagu me eelnevalt ütlesin ka, et tänavarefiga liimi peal on oluliselt libedam. Siit võib-olla niisugune mõte, et kui sa oled keegi, kes tahab ühe korra minna nagu proovima mingisuguse kiire autoga, siis mis refi ta peaks alla panema, kui jätta välja träägislik? Kas lamell näiteks on siis parem variant kui näiteks poolslik? Vanasti nagu oli see, et avalaksule läksid, siis läksid lamellidega, et oli päris hea. Jah, siis vaata seal polnud liimi. Kui sa nagu... Eelmisest aastast võib-olla midagi oli, eks ole, aga jah. Millega oleks hea siis minna? Mis oleks hea tänava valik, nii-öelda tänava legaalne valik? Pilosport. Okei, ehk siis tegelikult see... Ikkagi kõige nii-öelda parema pidamisega tänavast nagu mida pehmem segu, seda paremini ta ikka just nagu haagib. Muide vaatajatele, et kevad on käes ja suverefi hooaeg on käes, et uurige Baltairist siis oma suverefid ka. Õige. Ja sellest samast see, et tahad tulla proovima. Sellega ongi ju tegelikult tänapäeval on ju, tänapäeva kiirenduse maailmas Eestis on see ülilihtsaks tehtud. Et meil on olemas selline asi nagu Run What You Bring, klass. Mis asi? Run What You Bring. Tule sellega, mis sa tood. Okei. Tule millega tahad. Jah, täpselt. Sul peab olema kiiver, vist isegi. Ilmselt peavad pikad püksid ka olema. Ja, selle mõttes pikad püksid, pikad varrukad, kinnised jalanõud. Auto peab lekkevaba olema, pidurid asjad peab töötama, ta peab ikkagi nagu normaalne auto olema. Ja seal on osalustasu on poole odavam kui nagu päris klassides. Seal on vist ainult see asi, et 60 eurot äkki oli vist eelmisel aastal. Regamisnimekiri saab üsna kiirelt tavaliselt täis. See on ainult Speedestil. Okay. Speedest on ainuke, millel tavaliselt on maksimumnumber registreerijaid, sest seal on ühepäevane võistlus ja asi peab olema nagu kompaktne. Ja kõik tahavad sinna võistlusele kohale tulla. Täpselt. Lege. Aga Randusspringiga on see, et tuled kohale, sa saad foori taha, sa saad timeslipi, tavaliselt sul on keegi kõrval ka, aga sul ei ole nagu võidusõit. Et sul ei ole kohtade peale. Sa lähedki nagu ise ennast proovima, ise enda autot testima. Ja sa saadki timeslipi kätte, kõik valliringid sa sõidad kaasa ja oleneb võistluste tempos siis ka eliminaatori ringide alguses üle eliminaatori ringi või kuidagi lastakse ikkagi siis ka veel peale. Ja vahel on see, et kui on vihma sadanud ja rada on vaja kuivatada, siis nemad ei ole enam. Tänapäeval ei ole, sest et tegelikult autoga sa ei kuivata rada. Sa sõidad sellest loomist läbi, ta tõmbab selle pilvena üles ja siis ta langeb samamoodi tagasi. No võt, minu teadmised on umbes 10 aasta tagusest ajast, eks ole. Siis seda tehti. Et kuna ma ise lihtsalt olen kiirenduse alakomitee liige, suhtlen väga tihedalt ju Kaarel Orasega, kes on siis Edra eestvedaja, siis tema lihtsalt on seda kõik tarkust mulle rääkinud. Ja kuidas siis kujatatakse legeheitega? Või mingi kuuma püssiga või asjaga või? Plaan tegelikult suures maailmas, meil veel mitte, on reaktiiv. On põhimõtteliselt reaktiivmootor, jah, täpselt, on reaktiivmootor. Näiteks soomlastel on veokas lausa, kus on see reaktiiv sees ja reaktiivi see toru on alla suunatud laialt lehtriga, et ta lihtsalt kuivatab selle. Nagu muruniiduk põhimõtteliselt, ta puhub sooja. Jah, suuresti küll. Nagu lükkati. Ei, no suure veokaga tõmmatakse seda ikka, sest see on nagu... Ja ma sain aru, et see reaktiiv töötab 10-15% võimsuse peal, sest nii kui juba rohkem keerates, ta tõstab selle veoka maast lahti. Mis selle kulu üldse on sukse reaktiivi nagu kõlab? Aga sa hakkasid ütlema, et Eestis on mingi mõtted millegi hankimiseks või? Ma saan aru, et mingid plaani veel ei ole. Ei, mitte seda. Aga laua taga on mingit mõtet nagu arendatud vahepeal. Võib-olla mul teises toas on võib-olla üks reaktiivi meenutav asi, mis võib-olla on Edra oma, millega on mõtted, et jah, see on hetkel... No ma väga loodan, et see võib-olla on seal, et see võib-olla jõuab ka siis rajale, sest alati träägis on minu kõige suurem hirm see, et ma tulen kohale ja siis sajab. Ja, see on... Et see on kõigi hirm ilmselt kõige suurem. See on kõigil, jah. Ja see on kõige raskem ala ka minu juurest
just selle koha pealt, et kui sajab, see on kõik pekkis. Noh, et vaata, drifti saad sõita, rallit saad sõita, karti saad, kõike muud saada, aga träägiga on nagu selles osas, see sõltub nii palju ikka. Kuigi vanasti meil Eestis sõideti ka vihmaga träägiga. Ei, sõideti küll, jah. No, autod olid vähe teised, eks ei, no mis Lauri Kurik sõitis, tal oli juba tänavase slick radial oli all ja Pärnus sõitis ja mööda jõe äärest teed sõitis vihmaga träägiga. Isegi alles nägin mingit pilti sellest. See, kui Pärnus nad sõitsid, see oli vist 2000-ndate algus, eks ole, et noh, nagu ajad olid teised. Ja, väga teised, et enam sükest asja ei toimu. Aga näiteks on tehtud ka raja kuivatamiseks kolmnurk keevitatud, mis on siis nurga all ja seal on svabra küljes, pannakse ATV järgi ja ATV saab tõmmata seda nagu vett raja äärtesse järjest ära. Okay. Aga et see on nagu, millega saab selle suure vee ära, aga lõppkokkuvõttes parim kuivatus on päike ja tuul. Tuul on kõige parem üldse. Ta lükkub hästi kiiresti sealt ära. Lehepuhuritega käid? Ei, ma olen ka näinud seda, kas just Eestis, aga on ka sihukest asju tehtud. Aga kui nüüd ma läheks korraks sinna tagasi veel 2018, just selle vihmaga on võib-olla ka ja käisime Ventspillis sõitmas, siis see oli keset Eesti hooaega. Ja siis selle 2018 finalsil oli mu elu esimene Eesti poodium. Sain teise koha, kuigi ma olin esimesena finišist üle. Parastasid? Ei. Ma teadsin seda, et ma pean viimasel võistlusel jõudma kuhugi maani, et saaks hooaja 3. koha kätte. Siis ma järsku avastada, et ma olen finaalis. Aga ma sõitsin klassi, kus ei tohtinud sõita kiiremini kui 10-9. Ja ma olin see, et sõitnud juba 9-9. Ja siis ma mõtlesin selle peale, aga nagu minu nagu see eesmärk on täidetud. Läpaks kätte kõik kraanid lahti, läksin starti, panin 10-0. Ja siis sealt nagu kipitama, siis me käisime veel Leedus võistlemas. Ja Leedu oligi täpselt see, et ma osalesin 2 klassis, Valgevene arvestuses ja Leedu arvestuses. Leedu arvestuses sain 1 kvalli sõita, kuna seal oli natuke liimitud, aga vähe ja ma läksin niinimetatud kilsiseadega peale, siis oli alguses libe, sõitsin mingi 11, mida iganes on ju. Boksi tegime seade ümber ja siis minu jaoks teine kvalliring oli siis Valgevene arvestuse esimene. Läksin sinna starti peale burnouti, hakkan stage'ima ja vaatan esiklaas läheb täpiliseks. Aga rada vist oli nii palju soe, et mind lasti peale veel. Vajutasin 10-0 ja peale seda hakkas lauspadukat sadama. Ja päev jäi ära. Ja kuna eliminaatoritesse jõutudki, siis kvalli järgi jagati tulemused. Nii et Leedu arvestus ma olin 4., Valgevene arvestus esimene. Ja sellega läks nii huvitavalt, et kui võistlus oli läbi, siis teatati, et kuna ma ise vene keelt ei räägi, siis käis samamoodi koos Tiimekiga käis see kõik. Tema siis suhtles ka nende valgevenelastega. Ja siis ükskord teatati, et Harri on Valgevenes läbi aegade 3. tagaveomees. Et selleks hetkeks oli 2 venda kiiremini sõitnud, mis olid nagu täisspetsiaal toruraama autod, vaata on ju. Ja teate, et meil siin toimub Race of Champions, kus on ainult nagu championid kokku kutsutud ja Harri on ka oodatud. Ja ütlesime ka, et tänasime, et nagu väga uhke ja kõik on äge ja tahaks tulla, aga nagu see võistlus toimus Koomelis, mis on Ukraina piiri äärest mingi 80 kilomeetrit, ehk siis teises Valgevene otsas. Kõik tore, aga nagu meie rahakott jäkka peale. Selle peale öeldi, ei, ärge muretsegi. Te peate saama Valgevene piirini. Edasi on kõik meie mure. Ahoo. Ja sealne külalislahkus on vähekene teistsugune. Tulite nagu kuningad, tuldi teile kõik vastu? Nii hull mitte, aga selle mõttes nagu see külalislahkus seal oli ikka meeletu. Sest oligi see, et meil tehti, kuna vaata seal on kõik riiklik ju, siis ka võidusõidu alakomiteed on riiklikud. Ehk siis neil on diplomaatia ja poliitika suhtes oluliselt rohkem võimu kui meie alakomiteel või EAL-il. Ja meil vormistati kiirkorras riiklikud kutsed, spordikutsed,
ja me saime kiirviisad ja meil veel tehti niimoodi, et piiri peal me ei pidanud olema tavajärjekorras, vaid me saime kiirjärjekorda, kus muidu lähevad liinibussid ja asjad. Ja Valgevenes koha peal võistlustasu ei olnud, kogu tiimi ööbimine, söömine, kõik oli korraldaja poolt. Et see oli nagu maru äge kogemus. Oota, aga kui ta ütles piirini, siis sealt kütus maksti ka sealt piirist siis sinna teised päriselt, jah? Seal muidugi kütus vist ei maksa. Ei no vahet ei ole, mu point on lihtsalt see, et nagu... Et seal oli kas poole odavam kui Eestis see, et aga ikkagist jah, päris äge oli. Pluss oligi see, et kui me tagasi tulime, siis Tiima, kes see peakorraldaja oli, ta siis oli nii palju helvel, et andis meile lisaraha. Ütles ka, et saate piiri peal veel niinutatud rublades paagi täis panna, et on lihtsam koju minna. Issa kui... Et see oli nagu... ma ei tahaks öelda, et elu üks nagu tippsündmus, aga see on nagu jumala ägedalt meeles ja see külalislahkus ja siiamaani Timka vahest kirjutab, soovib palju õnne või kui on mingid autoga siin mingid suuremad asja olnud, siis on kirjutanud, et nii palju ta nagu inglise keelt nagu pursib, et need viisakused elementaarsed asjad ära rääkida. See on tore, et nagu peale neid aastaid veel ikka nagu päriselt huvi tunneb, mitte selles mõttes, et viisakusest võiks huvi tunda nagu natuke aega peale sündmust, aga et tänaseni, et see on ikka... Selles mõttes, et on korduvalt on sinna kutsutud ka, et tule, me samamoodi aitame, tule ja sõida, aga tänapäeva maailma poliitolukord on nagu ta on. Ei, praegu ilmselgelt ei saa sinna minna, aga kunagi on see läbi ja äkki kunagi oleme jälle kõik nagu omavahel heades suhetes, vähemalt inimlikel tasandil, eks ole. No, olgem ausad, inimlikel tasandil siiamaani oleme, et nagu... Jah, temaga võib ju normaalselt suhelda. Eks nemad tahavad ka sealt isolatsioonist ikkagi välja saada, aga see selleks, ma arvan, et räägime ikkagi sellest sinu asjast edasi, et... See oli äge, jah. Ja see oligi see, et hooaeg sai läbi, see oli viimane võistlus. Kas ta mitte oli isegi oktoobri alguses toimus see? Et siit ju 1000 kilti lõuna poole ikkagist oli soem, aga ikkagist oli külm. Ja seal ma sain 3. või koha või 2. koha või kuidagi, et nagu ka piisavalt ägedalt läks. See oli veel kõik see Wisewabiga auto, eks ole? Jah, täpselt. Ja siis hakkasid mõtlema juba... Siis ma ise olen mõelnud midagi. Siis üks päev järsku Mati Põld teatab mulle, et Harri, EAL-i gaala on tulemas. Sa said elu esimene täis hooaeg ja pead ikka tulema. See on kuule, et pilet on ka ja kogu raha oli ju võidused alla ära läinud, et nagu ma ei tea. Mati surus, et see ikka pead tulema. Lõpuks andsin alla ja läksin EAL-i gaalale. Aga kuna see aeg oli Mati Põllu abikaasa, Kädli oli ju see, et kui oli alakomitee liige, siis oli põhjusega, oli kodus käsk kätte, et Harri peab olema. Okei. Mina ei teadnud sellest midagi. Ja Mati ju hea sõber ka, oligi Kaarel kaasaga, Mati, Kädli, Kaido Reisser, kes meil seal kõik ühes lauas oli. Ja kõik olid hästi nagu helded, et küll toodi rummi ja šampat ja Harri peab lavale minema. Käisin laval ära, sain oma 3. värika kätte, jumal õnnelik. Aga rummi veel oli ja šampust veel oli ja tuju oli hea ja Koit Toome veel esines, jumal äge oli. Ja midagi seal lällame ja siis järsku Harri Lillevääres käib kuskilt taga, ma ei saanud nagu arugi midagi. Siis järsku Mati on nagu, kuule, mine, kuhu ma vaatan lava poole, suurelt minu nimi, Jüri Ratas ja siis see hetk oli alaliidu esimesse Soome mees. Jah, Harri Vadanen. Jah, nemad ootavad mind lava peal. Aasta kiirendussportlane või? Ja sain jah, siukse asja. Ja see oli vist see nagu, mitte et eelnevalt ei oleks Motti olnud, aga see oli vist see nagu mingi klikk on ju. Kõige kõvem see klikk ära, et enda arust lihtsalt teen midagi nagu, et endal on fun, endal on äge. Ja siis nagu veel niimoodi tunnustatakse. Ilmselt nüüd alamkomitee liikmena saad sa aru, miks see nii oli, et suur arenguhüppe tehtud ikkagi. Jah, absoluutselt. Et mitte nii nagu ei pea olema meie esirallisõitja, aasta rallisõitja, sest kõik teavad niikuinii, kui hea ta on, vaid
keegi, kes teeb selle suure hüppe, eks ole, on see, kes peab saama tunnustatud. Just, see ongi ju see, mis motiveerib üleüldse nagu ise ka ju kuskil. See, et ma olingi ikkagist pigem täiesti võõras vend kuskilt tulnud, kes väga nagu, ja ikka teadsin ju mõndasid sõite, ta oli natuke käinud ja teinud midagi, on ju. Ja see, et ju kuskil ju Tartu võistlust naerdi ka, et kui alguses ju ei saanud seda autoseadet niimoodi paika, et ma esimesed 2 võistlust sõitsingi seda rada niimoodi läbi. Ja siis Põrn naeris ka, et ärge pange tähele, et ta ongi siuke pool driftimees, et tal käibki see asi niimoodi. Ma võin ütlema sulle, et raja kõrval räägitakse siiamaani sedasi. Olgugi, et sa pole ühelgi driftivõistlusel osalenud. See on huvitav. Rahvas läheb vaatama, et kuidas driftimehel seekord läheb. Eks sellega vaata ongi see, et oma peegel on mulle paras, sest olgem ausad, ma arvan, et siiamaani mul on träägirajal rohkem külges sõitmist olnud kui otse. Aga kas tol õhtul sai siis laua taga suured lubadused tehtud ja hakatud siis seda autot nüüd nagu päriselt ehitama õigesse suunda? Ei aidanud ruum ja šampa ka? Suurte sõnade tegemisel. Selleks hetkeks Mati Põld oli minu elus juba piisavalt suur motivaator, et ta niikuinii nagu kogu aeg push'is vaata, et kiiremaks, paremaks. Tema oli juba selleks ajaks 10+ aastat sõitnud ja väga kiiresti sõitnud. Ja selleks ajaks mul oli tegelikult juba päris nagu äge tiim kokku ka saanud. Ja siis peale seda siis tulime tiimiga maha ja hakkasime nagu plaani pidama. Ja siis mõtlesime ka, et nagu tundub, et nüüd on nagu päris träägi asi vaata. Et üks on tulemused ja nagu nii palju käidud ja veel siuke peeker ka antud, et teeme. Ja siis sai ka auto täiesti tühjaks võetud, sai täispuur sisse tehtud, sai mootor taha poole viidud, sai hakatud ehitama nagu päris kiirendusautot. Ja ma arvan, et nüüd selle koha pealt ongi paslik meil tänaseks lõpetada. Ja järgmises osas saame rääkida juba siis päris autodest. Päris kiirendusautodest. Päris, mitte driftiga. Aga teile aitäh ja kohtume järgmisel näpäeval. Like, share, subscribe. Okay.